Tere, hea taroenergiate huviline ja täna on see päev, kus ma lõpuks teen oktoobrikuu ennustuse. Septembri viimane päev, ma olen natukene nagu aja jänni jäänud omadega, aga siin ma olen, ennustus on mul koostatud ja mina tegelikult koostan oma ennustusi niimoodi, et ma koostan teksti ära ja siis ma tulen ja räägin teile, mida ma seal nägin, kogesin, tundsin. Et mina teen nagu sellises järjekorras, sest kui ma otsesalvestustes ma kipun võib-olla natukene pikalt mõtlema ja võib-olla ka kokutama natukene, aga et kui mul on selline kondikava ees, et ma tean, et kuhu ma oma jutuga suundun, mis energiat tegelikult nagu ees ootavad, siis see annab mulle sellise kindlama pildi ja süsteemi, mida teile paremini edasi anda. Mina olen Ülle Puu Viljandi stuudiost Taroka. Nii, september tõi nähtavale puutepunktid ja sundisid sind vaatama, mis toimib, mis ei toimi ja millest on aeg nagu lahti lasta. Ja sa pidid tegema otsuseid, et teha ruumi uuele. Aga mulle tundub, et see oktoober tegelikult läheb hästi paljus nagu võtmes. Septembri energiad lähevad oktoobris nagu edasi. Selline tunne, et need kuud ja nädalad, nad on nagu nii sarnased ja kogu aeg on ülevaatamise aeg. Et vaata üle oma käitumismustrid, oma mõttemustrid, ka isegi töö juures, et mis töötab, mis ei tööta, millest lahti lasta, kust edasi liikuda, kuidas edasi liikuda, see on nagu praktiline, materiaalne ja ka vaimne ja sisemine puhastus täiesti. Nii et väga hästi tegelikult soosib ka kes armastavad dieetitada, teadlikumalt toituda, vaadata üle oma menüü või teha ka selliseid vaimset või füüsilist puhastust, siis selleks sobivad, praegust oktoober hakkab, siis ma ütlen, et selleks sobib oktoober nagu ülihästi. Ja kuna fookusesse tulebki sisemised protsessid ja selline praktilise elu korrastamise periood taas, siis võib ette tulla segadust. Et raske on nagu aru saada, et mis on siis reaalne, mis ei ole, mis on illusioon. Ja seda mõjutab hästi palju, siis Taros on see kuukaart, mis ongi ju illusioonide kaart tegelikult, kuigi ka ta on seotud hästi palju intuitsiooniga. Ja ka fantaasiaga. Fantaasia loometööks on oktoober imeline aeg, järelikult ka mulle väga hea aeg, väekate maalide loomiseks ja üldse kunsti loomiseks ja mul ongi pooleli ja ootamas paar sellist maali, mis on vaja nagu edasi luua, edasi meisterdada. Nii et kui ma hakkan maalidest rääkima, siis suu läheb kohe naerule, eks ole. Aga mis ma siis tahtsin öelda, et oktoobris tasub siis olla hästi kahe jalaga maa peal, sellepärast, et need illusioonid võivad sind nagu tõmmata endaga kaasa. See on nagu see, et sa lähed magama ja vaatad varjudes midagi, sa näed seal, et keegi seisab ukse juures ja tuleb põlema, vaatad, nagis ripub hoopis riideese on ja. Et selliseid näiteid on nagu varnast võtta, ma arvan kõigil, et kas või õhtul kõnnid, näed sa mingisugust varju seal, et keegi kass on või midagi on, tegelikult on lihtsalt kivi või lehehunnik. Nii. Ja siis sa saadki vaadata, et mitte minna niimoodi ehku peale midagi tegema, et äkki õnnestub, vaid keskendu sellele, mis on päriselt nagu sinu oma. Et sa tunned, et see on sinu oma, see on sinu elutee, see on sinu jaoks väärtuslik
ja teine asi on veel, kus kõik eluvaldkonnad soosivad sellist ausust, eetilisust, mõtestatud tegutsemist ja kindlate aga ka isegi väikeste sammudega edasi liikumist. Vaat võib-olla need suured sammud siin pimedas, siin varjatud aladel võivad panna võib-olla rohkem koperdama, jalga välja väänama, vastu posti jooksma, et siis pigem nagu siis läbimõeldud liikumine ja trajektoor ja sellised võib-olla väiksemad sammud. Ma jäin praegust mõtlema, et vaatasingi, et oktoobri alguses on see hobuste show Tallinnas, horse show, et nemad peaksid küll ju pikkade sammudega jooksma, aga nad jooksevad päevasel ajal ka. Nii, ja siis oktoobris saabki selgemaks see, et mis siis on vaja nagu edasi edendada, mida on vaja lõpetada, ümber organiseerida, struktureerida ja mida uut on siis vaja ka kohe alustada. Mitu nädalat oktoobris, et sa saad siis kohe ka, mis sa selgusele jõuad, sa saad ka kohe nagu alustada. Võib tundudagi kohati, et liiga palju asju on korraga laual. Et teie minu lauda ei näe, aga et ma vaatan ka, et mul on siin praegust nagu niimoodi kuhjatud siia nagu igasuguseid asju. Sellega seoses ma võtan lonksu vett ka. Nii. Sisemine kasv sünnib just siis, kui sa vabastad vana, kui sa teed ruumi uuele, siis toimub sinu sisemine kasv. Ja see ongi sisemise kasvu kuu ja vaata julgelt üle vanad sellised struktuurid, mõttemustrid, tegevusvaldkonnad, oma suhted, iseennast, sest kes siis saab sind ennast muuta? Ainult sina ise. Ja. Siis töö ja raha. Oktoober toob rahaasjadesse selliseid segaseid hetke, kus kohati võivad tunduda plaanid on liiga suured või ebareaalsed täiesti. Jälle see kuu toob seda ebareaalsust juurde. Oht on võtta liiga palju kohustusi või unustada sootuks selline nagu praktiline pool, et sa muudkui teed ja lood ja valmistad midagi ja oled kogu aeg nagu tööalaselt tegevuses, aga et kuidas praktiliselt, raha on ju ka vaja teenida, et kuidas praktiliselt mingeid asju nagu ellu viia või inimesteni viia või presenteerida mingeid teemasid, olukordasid, oma uut toodet. Et see on see praktiline pool, mis tuleks nagu käsile võtta või mida siis ei tohiks ära unustada. Et mõlemat pidi saab nagu sõnastada. Ja käes on aeg, mil vanad süsteemid ja mustrid enam ei toimi ja need tulevadki selgemalt esile. Mis ei toimi, mida on vaja muuta ja siis ei ole mõtet peita pead liiva alla, et äkki ikkagi järgmine kuu toimib. Ei toimi. Need vajavad uut lahenemisnurka. Ja sellest lähtuvalt on soositud tegevused, mis põhinevad aususel, praktilistel kaalutlustel ja sellisel mõõdukal tegutsemistempol. Ja kui sa hoiad fookust väikestel ja järjepidevatel sammudel, liigud edasi sellisel stabiilselt ja kindlalt, siis hästi toimivad just need projektid, kus on selged kokkulepped ja selline enam-vähem selline võrdsustatud vastutus, et igal töölõigul on oma inimene ja ta vastutab selle töölõigu eest, mis tal on. Aga kui see töölõik tal enam üldse ei sobi,
siis on ikkagi vaja julgelt öelda, et mulle ei sobi see, ma teeks hoopis midagi muud. Ma ei tule enam hommikul hea meelega tööle. Julge seda öelda, sest selgus ja ausus, vahest võib see ausus tuua kaasa mittemõistmist, arusaamatusi, illusioone, et hakatakse kontekstis sõnu välja rebima, sõnu suhu panema, et siin ongi vaja seda tasakaalu ja harmooniat nagu sisse luua. Ja mis teha, kui ei sobi enam koos töötama, siis praegust on tegelikult väga keerulised ajad. Ma ei taha seda rõhutada sellepärast, et häälestuma peaks ikkagi lahendustele, mitte sellele, et sa ütled kogu aeg, et mul on nii raske, ma ei saa edasi ega tagasi, vaid häälestud pigem lahenduste otsimisele, lahendustele, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, sest see kuu soosib vanade mustrite muutmist. Nii et kui sa oled saanud koondamisteate, siis hakka selgelt ringi vaatama, mis on sinu tee, mida sa tegelikult nagu sooviksid teha ja julge selle poole liikuda, kuigi see võib sulle tunduda äärmiselt hirmutav, et see on illusioon, sul ei ole iialgi võimalik seda nagu saavutada, aga kui sa leiad tasakaalu iseenda sees, töötukassas räägid karjäärinõustajaga, räägid inimestega, kes ütlevad sulle, kuule, sul tuleb see asi nii hästi välja, sa oled nii osav selles, et kas sa ei tahaks hoopis sellesse suunda minna, siis kuula seda, julge seda kuulata ja ka edasi liikuda või samme astuda selles suunas, et okei, kuidas ma seda saaksin, ja võtta väiksed sammud ja hakka sinna poole nagu liikuma. Ja toetatud ei ole tormakad sellised alustamised või põmpstiv pea ees vette hüppamised ja ka sellised liigselt idealistlikud ootused. Et need võivad kaasa tuua sellist nagu pettumust või sa hajutad liigselt oma energiat, tähelepanu, jõudu ja siis tekibki tunne, et sa ei tahagi mitte midagi teha ega kuhugi minna ega kedagi näha. Et laskud hoopis nagu apaatiasse ära. Et leia see tasakaal ja tasakaalu sa leiad sisetunde järgi, sest see on nagu intuitiivselt nii hea kaart, et see tahes-tahtmatu ütleb, et kui sa oled julge, kui sa astud oma sammud edasi, kui sul on ka sellised toetajad, kes uluvad koos sinuga, nutavad koos sinuga, aga ka julgustavad sind, siis sa liigudki ikkagi selle hommiku poole. Tegelikult on meil november järgmine kuu, aga ma ütlen, et ja pimedam kuu, aga ikkagi ma ütlen, hommiku poole sa liigud, see on see sära, energia, ole tervitatud hommik ja päike. Nii, ma ise ka kohe vaatasin aknast välja. Siis hoia rahal silma peal. Sest illusioonide kaart ütleb, emotsioonid tulevad mängu, ma tahan seda ja erinevad üritused ka, et oktoober ja Oktoberfest, et paljudes kohtades on ka Oktoberfesti üritused. Nii lahkesti hakkad siis nagu raha välja käima, ja siis väga alkoholi see kaart ei soosi, et asi võib linna nagu lappesse ära. Et jällegi see mõõdukus tuleb, antireklaam Oktoberfestile, mõõdukus tuleb mängu, aga seal võivad ju olla ka alkoholivabad joogid. Nii. Ühesõnaga, et sellised liigselt emotsionaalsed kulutused ei too head tulemust, viivad ühesõnaga raha liigselt nagu välja ja pärast avastad, et liiga palju läks. Ja selline sääst, et kui jätta nüüd igasugused peod või shoppamised nagu välja, siis selline teadlik, säästlik investeerimine on täiesti nagu omal kohal ja selline realistlik oma ressursside hindamine annavad täiesti sellise kindla pinnase sulle.
nii et sa saad rahalises võtmes nagu täitsa rahulik olla. Ja kõik, mis on realistlik, aus, jääb püsima. Ja see, mis on üles ehitatud liialdustele, ebaselgusele, valele, see kipub nagu ära lagunema. Aga et mis siis on siis nagu realistlik või mis siis on siis mõistlik, on ja. Et mis on ühe jaoks mõistlik, teise jaoks ei ole. Nii et jällegi lähtu oma individuaalsest vaatenurgast ja võib-olla ongi vaja mõnedel juhtudel ka plussid, miinused, väljatuleminekud, sissetulekut panna Exceli tabelisse, et realistlikult üle vaadata omad ressursid ja võimalused. Siis ettevõtjana tasub ka üle vaadata kohad, mis toovad kahjumit või seisavad jõude ning teha sellised teadlikud valikud. Kas siis vabaneda milleski, võib-olla on vaja koondada, müüa maha tehnikat, mööblit. Sul on müügis mingi toode, mis seisab ja seisab, võib-olla see välja vahetada, ümber sõnastada, rohkem esile tuua või siis lihtsalt see korraks nagu kõrvale tõsta. Mina tõin ka näituselt Tartust Pihlakodust ära oma maalid ja 2 maali ma viisin koju ära. Pärast võib-olla sotsmeeldi, et see postitan ka, et ma panin põrandale ja minu must kass läks kohe sinna peale pikutama. Et jumala mõnusalt seadis ennast sinna nagu sisse ja ma olin nii armas. Nii, siis lähme siis tõsiste asjade juurde tagasi, ettevõtlus on ja, või siis ettevõtluses on vaja ressursid ümber suunata. See tähendab seda, et näiteks töötajate, nii nagu ma alguses ütlesin, et töötajad panna hoopis teist tööd tegema. Tal tuleb see palju paremini välja. Miks mitte, on ja. Ja et kuidas ma seda ütlen, on ja. Vaat nii ütledki. Vahendite ümberpaigutamine, töövõtete ümbertegemine, kui äge silma sisse päike hakkas paistama, on ju. Siis harjumuslike tegevuste ülevaatamine. Need on kõik selline ümbersuundamine ja ümberpaigutamine. Ja hea aeg on ka sisuloomeks ning oma loo ausaks jagamiseks. Ja mina praegust selle video vältel teengi sellega algust. Või olen teinud sellega algust juba. Sest see avab uusi võimalusi ja loob ka usaldust. Sest sa näitad ennast sellisena, kes sa nagu päriselt oled. Et ühesõnaga näita oma telgitaguseid. Nii. Siis suhetes loob hea pinnase see, kui sa vaatad otsa sellistele võib-olla nagu varjatud käitumismustritele või siis sa kuuladki päriselt, kui keegi ütleb sulle, et sa järjepidevalt teed niimoodi, et äkki siis tõesti vaataks üle, et äkki ma tõesti teen ja see häirib teist inimest, siis muuda seda. Et see ei ole nagu solvumise koht ja siin ei ole nagu eesmärk sind solvata. Et see solvumine tuleb lihtsalt sinu enda ebakindlusest sinu sees. Ja vaata otsa oma alateadlikele hirmudele. See solvumine tuleb ka ju mingisugusest hirmust, et kartusest ma ei ole piisav, ma ei ole täiuslik, ma mida iganes, mis su peas nagu sünnib parasjagu. Sest mõnikord võibki olla raske eristada, kas sa tajud reaalsust või sa lihtsalt eeldad midagi iseenda või kellegi teisega seoses. Sest õhus on illusioonid, ootused ja oletused, mis ei pruugi tõele üldse vastata. See tähendab, et aus suhtlemine, taas rahulik arutelu, kui sa suudad rahulikuks jääda, kui sa suudad. Muidugi suudad, sa ju saad ise ennast muuta. Rahulik arutelu on sellel kuul eriti vajalikud, et neid illusoorseid
momente siin nagu hajutada, ütleme siis niimoodi. Ja seetõttu sa tegelikult sisimas võid sa tegelikult täiesti tunda, ma tahangi rääkida mingeid asju, millest ma varem ei ole rääkinud, ma tahan väljendada oma mõtteid, oma unistusi, oma soove, aga sa ei ole kas mingil põhjusel neid suutnud nagu väljendada. Ja kui sa suudad, julged oma südame nagu avada, tekib uus lähedus ja tugevam side. Ja kui see ei teki, siis see tähendab seda, et tegelikult ei ole ühel lainel. Siis tuleb suhe üle vaadata, sest selline konstruktiivne kriitika on igas suhtes teretulnud. Aga kui on lihtsalt siuke maha tegemine ja materdamine, mis nüüd sina on ja siis see ei ole ikka okei. Nii. Ja keerulisemates suhetes võivad ka üles kerkida sellised minevikust pärit käitumismustrid, minevikust juba maha istutatud kahtlused, armukadedus või sellised peidetud vanad pinged, mis on nagu kerinud vaikselt siukest lõngakera. Ma ei ütle lumepalli, kerinud sellist lõngakera. Ja kui sa tõesti tunned, et sind ei mõisteta, midagi jäetakse ütlemata, siis ära lase sellel fantaasial ennast nagu kaasa haarata. Et ära lase endal sellel hirmudel, kartusel, eeldustel ja fantaasial ennast kaasa haarata, seda olukorda üle võtta. Kui see üle võtab, siis läheb lappesse ühesõnaga. Küsi, räägi, selgita ja püüa seda kõike teha rahulikult. Ja ainult siis saab sellist segadust hajutada ja selgus suhtesse tuua. Ja see kuu testib sind. Ära unusta seda. Tegelikult ta testib meid kõiki. Et kas me oleme valmis mingeid mustreid, tegevusi, suundasid muutma, iseennast muutma. Ühesõnaga see kuu testib, kas sa oled valmis otsa vaatama sellele, mis päriselt toimub ja kas teie suhte dünaamika suudab muutuda või on aeg edasi liikuda. Igal ühel oma rada. Nii. Sina vallaline, sa võid kogeda täpselt samamoodi rahulolematust ja sulle võib tunduda, et maailmas ei ole sinu jaoks mitte kusagil, mitte kedagi, et kes sulle nagu päriselt sobiks ja vastaks sinu ootustele. Ja see tunne võib kohati tulla liigsest sellisest idealistlikust maailmavaatest, ideaalide tagaajamisest ja ka sellest, et sa võrdled iseennast kellegi teisega või sa vaatad ka teiste suhete dünaamikat, kuidas nad omavahel nagu toimivad, töötavad. Ja siin on siis, ma võtan ühe kaardi ka siia sisse. Nii. On see karikate 8 sõnum on siin väga tugev, et lase lahti sellest pildist, mis räägib sulle, et kuidas kõik peaks tegelikult olema ja ava ennast ootamatutele võimalustele. Kõnni sellist radapidi, kus sa varem ei ole kõndinud. Emotsionaalses mõttes lase lahti nendest inimestest, kes sul ikka tiksuvad siin mõtetes, et aga mis tema teeb, millises suhtes ta on, miks ta nii tegi. Lase nendest asjadest nagu lahti. Nipsust muidugi seda lahti lastmist ei toimu, aga et sa otsustad, ma lasen lahti, ma teen kõik selleks, et lahti lasta. See tähendab ka seda, et kui mõte liigub jälle selle eelmise inimese juurde, siis ütled stopp. See mõte ei ole praegust hea minule. See mõjub minu vaimule halvasti.
ma mõtlen hoopis mingit muud asja, et kui mul oleks see või too asi, ükskõik kas reis, mingi õppimine, mingi unistus, mida unistada, ühesõnaga, et suuna oma mõtted hoopis teistele radadele. Ja jälle ma läksin oma jutuga, mul peab ikka kava ees olema, millest ma nagu lähtun. Nii, tervise poole pealt paraku on nüüd niimoodi, et sellised ümberhäälestumised, sellised pinged, ülemõtlemised, need tekitavad pinget ka närvisüsteemile, seedetraktile, õlavöötmele, kaelale, pinge peas ja nõrgeneb endiselt ka immuunsüsteem kolinal edasi, et see sai alguse juba septembris, ma sellepärast ütlen, et edasi. Ja ebakindlus ja liigne analüüsimine väljenduvad rahutuse, unetuse, raskustundena rinnus, kõhus ja loovad ka sellist allergilist fooni ja tõmbavad ligi siukseid äpardusi, õnnetusi, kriimustusi, komistusi, ma ütlesin, jooksed pimedas vastu posti, su mõtted on nagu nii hajevil. Nii, sind saab toetada teadlikult, et sa teadlikult võtad, ma hingan sügavalt. Siis sa sunnid ennast minna välja kõndima, liikumine ühesõnaga. Vee joomine, väga hea. Puhtuse hoidmine ja puhkus nutiseadmetest. Praegust kuulad mind ka nutiseadmest, ära pane, kuula lõpuni. Nii, ja energeetiliselt on puhastumise aeg. Ja kui sa oled valmis vabanema niinimetatud halbadest harjumustest, mis sinu keha ja vaimu ei toeta, sa ju realistlikult saad aru, et see on sulle halb, ja kui sa oled valmis nendest vabanema samm-sammult, aga järjepidevalt, siis hakkad tundma kergemat hingamist ja uut jõudu. Ja vaimne sõnum on see, et oktoober tuletab sulle meelde, et ära jää kinni illusioonidesse ega lõputusse analüüsi. Ja selgus sünnib siis, kui võtad aega tunnetamiseks, mis on päriselt sinu ja millest sa oled valmis loobuma, lahti laskma. Ja uued algused saavad tulla siis, kui oled vabastanud vana, mis sind enam ei kanna edasi. Siis kui sa vaatad, lähed minu kodulehele taroka.ee, siis seal olen ma juurde pannud ka oma ühe energeetilise maali tänapäev, mis toetab ka samamoodi seda kuud, seda energiat, mis praegust meie ümber siin ringi hõljub. Ja see toetab siukest uut maailmavaadet, uut energiat ja kutsub sind mõtlema, kuidas päästa iseenda maailma, iseenda elu, oma mikrokosmost sellises sisemises plaanis. Mõnus, väike. Ja selliseks maali kandvaks jõuks ja suunaks on selline naiselik sihikindlus ja naiselik vägi, mis suudab mõjutada sinu enda elu, peret, ühiskonda ja loob sellist paremat, harmoonilisemat dünaamikat ka sinu koju. Mina olen andnud oma panuse ja sinule on siis ülesandeks see, et sa paned like, paned mõne kommentaari ja ma olen siin selleks, et sind toetada, aidata, juhatada ja ole hoitud ja kaitstud. Mõnusat oktoobrikuud sulle. Ei jäägi seisma.